Vahastu kultuurielu hoiab üleval raamatukogu, mis avati 1919. aastal. Vahastu raamatukogu mõtte algatajaks oli Vahastu naisselts, kuhu kuulus 7 liiget. Oma liikmemaksudest saadud raha osteti 1919. aastal esimesed 10 raamatut, mis leidsid Ulualust Vahastu kooliõpetaja Linda Almani juures kodus ja kus neid laenutati siis niinimetatud lugemisringi liikmetele. Hiljem ühines naisselts haridusega Koit, millel oli samuti raamatukogu. Ühinenud raamatukogu asukohaks sai Vahastu kooli klassitoa nurgas, kus alates 1921. aastast laenutas raamatuid koolijuhataja abikaasa proua Ida Mironov. Haridusselts korraldas pidusid ja üritusi, mille sissetulekust täiendati pidevalt raamatukogu fondi. Pidude, näitusmüükide ja korjanduste teel koguti nii palju raha, mis võimaldas 1923. aastal seltsile maja osta. Seltsimaast sai ruumi omale ka raamatukogu ning 1922. aasta sügisel andis Ida Mironov umbes 300 eksemplari suurusega raamatukogu üle Vahastu kooliõpetajale Mari Meile. 1941. aastal võeti Vahastu haridusseltsi Koit raamatukogu Vahastu raamatukogu nime alla avalike raamatukogude võrku ning ta oli Kuimetsa valla täitevkomitee eelarvel. Teise maailmasõja ajal oli raamatukogu töös paus ja uuesti alustati tööd 1. detsembril 1944. aastal. Oktoobris 1945. kuni 1946. aasta juulini oli raamatukogu juhatajaks kooliõpetaja Aino Puusepp, edasi jälle Mari Mei. Alates 1. juunist 1948. aastast määras Harjumaa täitevkomitee kultuurihariduse osakonna juhataja Vahastu raamatukogu juhatajaks Helmi Allamile, kes töötas Vahastu raamatukogus juhatajana 20 aastat. 1949. aastal asustas raamatukogu kolhoos Põllikusse, mis kuulus Vahastu külanõukogu piirkonda ja asus Vahastu raamatukogust 10 kilomeetri kaugusel. 2 rändraamatukogu, üks asukohaga Põlliku koorejaam ja teine asukoht oli Nooretoa majapidamises. 70. aastate algul tõi Vahastusse muudatusi ka raamatukokku. Kõigepealt ühendati Vahastu kolhoos Kuimetsa kolhoosiga. Raamatukogu ruumis tehti kolhoositoal sanitaarremont. 1972. aastal likvideeriti Kaiu külanõukogu ja raamatukogu läks Juuru külanõukogu alluvusse. Vahastu muutus päris ääremaaks. Raamatukogu paidukutati esimesse gruppi, mis tähendab kõige väiksemalt valitud raamatut uute lisamisele. Järgmisel aastal lõpetas töö Vahastu algkool ning raamatukogu kolis tühjaks jäänud koolimajja. 1998. aastal kolis raamatukogu taas uutesse ruumidesse, mis asuvad külakeskuses Ehala majas. Kindlasti ei tohiks mainima jätta Vahastu pritsumaja. Vahastu vabatahtlik tuletõrje ühing asutati 23. detsembril 1930. aastal. Ühingu põhikiri aga registreeriti juba 28. aprillil 1930. aastal. Ühingu juhatuse asukoht ja tegevuspiirkond Vahastu valda Järvamaal. Eesti Tuletõrjeliidu liikmeks võeti ühing 1934. aastal. Ühingu tegevuse kohta materjale pole säilinud. Kui aga jälgida tuletõrje leksikonis toodud andmeid kõikide vabariigist tegutsenud vabatahtlike tuletõrjeühingute kohta, siis võib arvata, et Vahastust erilist tegevust ei olnud. Andmeid leksikonis seisuga 1. jaanuar 1940, siis oli ühingul vaid 1 käsiprits, 6 hüdropulti, 60 meetrit survevoolikuid ja 9 meetrit imevoolikuid. Tegevliikleid oli ühingul aga ainult 4 meest ja 2 naist, samal ajal noorliikmeid oli 18. Kui 8 aasta jooksul ei olnud liikmete arv kasvanud rohkemaks kui vastu asutajate liikmeid, kinnitab see oletust, et tegevust peaaegu ei olnud. Ühingule anti 1931. aastal pritsi ostmiseks 150 krooni riiklikku toetust. Ka tänapäeval on Vahastus priitahtlik pritsindust tänu tema entusiastlikule eestvedale Raivo Murumägile ja Laare Akatusele. Käesoleva aasta vabariigi aastapäeval said need mehed päästeteenistuses aumärgid. Alar ja Raivo on 15 aastat vedanud Vahastu abikomando tegevust. Oma kauguse tõttu riiklikest päästekomandodest on Vahastu abikomando mehed saabunud mitmeid kordi õnnetuspaika esimestena
Tänu kõrgele motivatsioonile ennast pidevalt harida ja oma päästevarustust pidevalt arendada on nende vabatahtlikul tööl olnud esmaklassilised tulemused. Päästetud on mitmeid elumaju ning turvatunne taastatud paljudele peredele. Vahastu abikomandot iseloomustab perfektne raadioside kasutusoskus, põhjalik luuretegevus ja ratsionaalsed otsused sündmuskohal. Samuti tegelevad Alar ja Raivo siiani aktiivselt tuletõrjespordiga, võttes osa kõikidest maakonnadest tuletõrjespordiüritustes. Niimoodi kirjutas nende kohta Päästeameti personali ja asjaajamise büroo peaspetsialist Katrin Aunre. Ajalooliselt tähtsates paikades vahastust puudust ei tule. 16. novembril 2008. aastal avas Vahastu rahvas Suurekivi küla metsas mälestuskivi 4 omakandi meestele, kes metsavendadena hukkusid 1946. aastal. Kivi paigutati kunagise punkrikoha lähedusse. Kohalikud inimesed teavad, et päris punker kaeti pinnasega pärast seda, kui mehed olid otsa saanud. Mälestuskivi juurde viiva raja ääres on näha veel üks punkrikoht. See olevat rajatud niinimetatud pettepunkriks. Avamisele kogunes väga palju rahvast. Oli nii kohalikke inimesi kui kaitseliitlasi ja Kaiu valla ametinaisi ja ametimehi. Samuti oli kohale tulnud metsavendade omakesed. Teiste seas oli üks Jaan Kruugi tütretest, Helju Uluots, kes on Ülo Uluotsa abikaasa. Vahastus elavad huvitavad ning töökad inimesed. Igal ühel on mingi hobi või harrastus. Aastaid tagasi tegutses Vahastu metsamooride taidlusrühm. Eestvedajaks Marika Jürtam. Koos käidi esinemas ning tunti rõõmu ühisest ettevõtetest. Veel 15 aastat tagasi tegutses valla lasteaed algkool, kuhu kõik lapsed ei tahtnud ära mahtudagi. 90. aastate teises pooles oli Vahastus 3 poodi, postipunkt, raamatukogu ja metskond. Tegutses rahvamaja, kus oli nii nais- kui segarahvatantsurühmad ning aeroobikaring. Veidi varem tegutses ka nais- ja segaansambel ning koos käis käsitööring ja lastering. Suurimaks hobiks on Vahastu naiste seas kaltsuvaipade kudumine, mis sai alguse samuti veidi üle 10 aasta tagasi Illes Teimfilmi eestvedamisel. Suuremal või vähesemal määral tegeletakse sellega praegugi, nagu on näha ka meie käsitöönäitusel. 1999. aastal sai meie küla terves Eestis kuulsaks tänu 3 karupojale. Need olid Sauaaugu kandis emakaru poolt hüljatud pojad, kes Venemaale metsakooli viidi, et nad õpiksid looduses hakkama saama. Siis tagasi toodi ja samasse kanti lahti lasti. Karud liikumisraadios on päris suur ja nii nad marjakorjamise ajal meie külla sattusidki. Legend räägib, et läinud üks külamees joomase peaga õhtul rattaga kodu poole ja lasknud laulujorinat "Ma ei karda hunti, annan talle vastu lonti" ja ühtäkki olnud tee peal 3 karuhakatist. Muidugi jäänud ratas ja poekott, kus see ja teine ning mees vaadanud, kuidas eluga koju pääseb. Millises olukorras tema püksid pärast olid, sellest ajalugu targu vaikib. Teadaolevalt on see esmakohtumine nende karudega. Hiljem oli neil kohtumisi küllaga. Algul marjametsades, hiljem juba koduõuedel, kus üsna jultunud käisid õunu ja marju söömas. Ega peljanud ka treppidel kartulikoori või koera toitu pihta panna. Koeri nad ei kartnud. Sellest kõigest kirjutasid kõik üleriigilised ajalehed ja samuti Järva Teataja. Kohal käis ka televisioon ja mitmed loodusuurijad. Artikleid neist karudest võib senini internetist leida. Külarahvas küll kartis, et mida need karud veel täiskasvanuna võivad korda saata, kuid peale järgmist talve olid nad õnneks inimpelglikemaks muutunud ja enam elumajade ligi ei tikkunud. Uue sajandi esimene kümnendik ei ole meie külade jaoks väga rõõmustav olnud. 2003. aastal suleti Vahastu lasteaed algkool ja üks külakauplastest. Seetõttu kolis Vahastust ära mitu noort peret. 2008. aastal suleti Vahastu metskond ja postipunkt. Taas jäid töötuks mitmed inimesed. Küla seltsi keskuseks on kujunenud raamatukogu, mis on igakuiste üritustega palju rahvast kokku toonud. Ürituste ja nende külaliste arvult on meie valla kõige väiksem raamatukogu kõige tubli. Teised ei saa ligi lähedalegi. Samuti on meie rahvas koostööaldis ja talgutele tullakse alati rõõmuga. 1. mai Teeme ära talgutel oli meie küla taas kõige tegija. Suur rõõm on, et külarahvas soovib oma küla ja valla arengust sõna sekka öelda. Seda näitasid sügisesed kohaliku omavalitsuse valimistulemused.
kus valla 9-liikmelisse volikogusse pääses 3 inimest meie küladest, arvestades, et siin elab alla 10% valla valimisealistest kodanikest, on selline tulemus fantastiline. Sellised on lood siis Vaastumail. Jääb vaid loota, et edasi läheb aina paremaks. Nagu öeldakse, kuni su küla elab, elad ka sina. Aitäh! Suured tänud Ritile. Nagu nägite, oli päris põhjalik töö, saite päris täpse ülevaate Vahastu Suurekivi ajaloost, mis on toimunud. Natuke see oli lõpp küll kurb, et väga paljud asutused on meie külast ära läinud, nad on suletud ja ka inimesi on vähemaks jäänud. Aga nagu Ritigi lõpetas ja kordan minagi veel, kuni su küla elab, elad sina ka. Otsisid õnne avali silmi, õnn jäi neil leidmata. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel